Oi hommikust. Tere hommik, YouTube'i rahvas. Jah, me läheme täna Hiiumaale. Tähendab, õllesõbrad lähevad Hiiumaale. Praegu sõidan, võtan konika peale, hakkame Hiiumaale sõitma, aga mis see kell on? Kell on 5.06. Suht hästi läheb. Aga jaa, hoiame infoga teid kursis ja näeme juba pealselt. Ma teen varsti väikse update'i ja siis räägime täpselt, kus me läheme. Ma natuke saan siin linnast välja, et siis ma saan sõitma hakata, et siis on normaalne, aga selge. Tere hommikust, YouTube'i rahvas. Täna me läheme, nagu ma ütlesin, me läheme Hiiumaale. Nagu sai lubatud, tuleb uus video, tuleb suurem video, tuleb palju ägedam video. Kell on 5:30 hommiku. Nagu näha õues on lihtsalt süku udu, mitte midagi nagu näha ei ole. Ja siis, kui me muidugi filmime, siis on alati näha. See on alati niimoodi. Just hetk tagasi oli niimoodi, et siit tegi näinud, aga see selleks. Võtsin konika peale. Nüüd liigume Kirkel kaasa Haapsallu, võtame mingi kohvi sealt, sest et muidu silm vajub kinni, aga mul on siin üks Red Bull, mis hoiab nagu luugid lahti ja jõuame mingi 6:30 jõuame sadamasse, siis oleme sealt välja, siis oleme 7:45 oleme kohal, trallalla, siis seal hakkame asju tegema, nii et jah, ma arvan, et meil nagu, midagi siin otseselt näidata praegu ei ole, aga et kui valgeks läheb ja kuskil jõuab, siis annab kindlasti teada, seega püsige meiega. On armel möödunud ja ees meil lahkumine. Kas tõesti loodad sa, et õnn on igavene? Las meeldiv mälestus meil möödunud päevist jääb, sest lahkuda ju saab ka sõpradena armas. Nii, oleme jõudnud Haapsallu, päike hakkab vaikselt tõusma. Kõik on hästi, aga kahjuks see oodatud kohvi, mida me lootsime saada Circle K'st, seda me kahjuks ei saa. Sest et siuke sitan udu oli, et me ei läinud mitte essugi kuhu sõita. Ja see oligi, et sõitsime kuskil paksu udu sees. Aga ühesõnaga jaa, me läheme nüüd, meil on 6:20 juba kohale. Ühesõnaga see hommikule kurdi ärkamine, 4:30 hommikul, ega ta väga tuttumus uust välja ei aja, aga jaa, me jõuame sadamasse ja siis ootame praami ja siis praamile võtame toitu ja kohvi, siis räägime edasi. Peatse kohtumise. Jau, me jõudsime, mis rida meil nüüd on, me jõudsime sadamasse. Aga jaa, me pole Hiiumaal mingi 10 aastat käinud, me oleme rohkem veelgi. Mida fuck with e-callist? Pole Hiiumaal jammu käinud ja nüüd me oleme sadamas. Ma kogu aeg käin Saaremaal, aga Hiiumaale ei ole veel jõudnud. No tegelikult oleneb, nüüd ongi niimoodi, me läheme praami peale. Iksume siin parklas, siis me oleme ainuke auto, üks auto on veel. Ja siis on mingid rekkad siin. Aga jaa, me läheme praamil. Ma võtsin oma elukutse üle, jah, mine tega midagi ruttu, hästi ruttu. Näod on mingi peas vilt. Ei jaa, me oleme jah praami peal ja lähme kohe üles. Räägi, kus me läheme, räägi. Lähme võtame süüa, lähme võtame kohvi, siis lähme võtame maha suits ja siis lähme anname teile ülevaate sellest, mida me läheme täna tegema. Kus me käime, kus me olime 20 aastat. Aga jaa, hakka minema ülevale, siis eks me näeme varsti. Täna me läheme ülevale, võtame kohvi, väikse hot dogi ja lähme nüüd. Me jõudsime praamile, kõigil on siuksed näod ees ja see on nii. Lähme siia poole. Ja esimene asi kohe, mis hommikul silma jääb, Halle Kokk. See on meie asi ikkagi. Jah, aga tohi. Naerata nagu eile armas, pisarad nüüd kuivata. Naerata, õnn ei ole. Nii, me saime oma asjad kätte, hommikuampsu. Ja siis on niimoodi, et kuradi, see on niimoodi tegelikult, et me läheme Kärlasse. Siis me lähme Tahkuna tuleturni ja sinna muuseumisse.
Siis me lähme Kõpu tuletorni muuseumis. Ei, seal ei ole muuseum, seal on kohvi, kus isa tuletorn. Mis on 4. asi oli? Sinna ronimisseinale, see on seal all. Kindlasti veel asju, mis me näitame, aga praegused meil 4 asja on need. On 4, ma ei tea. Ja siis on see kuradi paelus. Jaa. Me oleme sinna paelussi peale, mis on 2 kilti pikk, ma ei tea palju. Jooksvalt vaatame hea, aga me üritame nii palju tuua, kui me saame, nii et püsi meiegi. Tere väike ämblik. Aga ma näen, siis te olete väga... Teil on väga raske moment siin. Te ei saa hakkama oma võrguga ja te hakkate minema lendama. Mis on teie arvamus sellest? Mina hüppan nii ja lendan nii, kuidas ise tahan. Sina tule mulle ütle, kuidas lennata. Okei, natuke kitsi, aga aitäh. Oleme jõudnud siis praegu praamil välja ja varsti oleme siis juba Hiiumaal. Teeme oma ringid seal ära. Vaatame pärast läheme võib-olla Haapsalusse, mis me seal teeme. Ja noh, siis meil on nagu need kindlad asjad on juba paika pandud, mida me teeme. Aga nagu me peame vaatamegi palju meil aega on. Ega meil siin päevas, ma arvan, asjade tegemisest puudust ei jää. Pigem vastupidi. Ühesõnaga vaatan ka praegu, et kuradi, ma ei tea, kui hästi mäletan kuulda, aga võib-olla kuulate. Ilm on praegu siuke, et võiks parem olla, aga jumala soe on õues. Mingi 20 kraadi. Ei, aga väike vist paistaks jumala hea, aga nagu õues on mingi 20 kraadi lebolt. Ja mikrofon toodi mul lähemal, mul on hea rääkida. Ma ei tea, kes arvab ära, mis saared siin ümberringi on, kõik saad 5 euri. Mina ei maksa. Sina maksad. Sina maksad. Siin jääb ära kõik. Nii et sellest pole probleemi. Aga jaa, me joome kohvid ära ja siis on hästi. Kes on üksindus ja südames igatsus, siis möödunud õnne meenuta, naerata. Kui vahel tunned sa end veidi üksikuna, siis tead. Tere rahvas, tere Helge. Lähme siis auto peale ja siis sõidame me Kärlasse ja siis me läheme sinna Tahkuna tuletorni, aga enne lähme käime Kärlas. Lähme käime poest, võtame poest midagi head ja siis vaatame äkki, mis on ka mingi klippida ja siis paneme Tahkunasse Jalapata vai ja nii et davai. Oleme jõudnud Hiiumaale, vaata kui ilus, tere tulemast, eks ole. Oleme jõudnud kohale, siis oleme jõudnud kohale ja ütleme nii, et ei oska midagi öelda sõnatuks võttes, ma pole enne Hiiumaal nüüd sõitnud isegi, sammu ja me läheme nüüd Kärlasse ja siis me vaatame, mis seal toimub. Praegu ilm on siuke, enam-vähem siuke lubav. Aga ütleme nii, et eks näis, mis päev toob. Meil on 24 kilti sõita veel 19 minutit. Selles mõttes ongi hea, me saame nüüd ise vaadata ka, kuhu me sõidame ja kes me üldse oleme ja mida me siin teeme. Sest et ma pole 100 aastat Hiiumaal käinud isegi. Jaa, püsime lainel nagu ikka ja näeme juba Kärlas. Ees on juba näha mingisugune ilus kirik, paistab, meenutab nagu Keila kirikut, aga sellest on asi kaugel. Selver on 19 kilomeetrit. Emmast ei käina, ma ei tea, mis ma ajan, aga ühesõnaga väga huvitav on tegelikult siin Hiiumaal vaadata, mis siin saama hakkab ja mis siin on. Taas saad sa rõõmu tunda, kui silmis pisarad, kõik pühi äranad, su kaunid silmad on. Oleme jõudnud Kärlasse. Nüüd lähme ilusasti poodi. Kui me vaatame õue, siis vihma sajab, aga me ei lase sellest häirida. Me vaatame, kus koop on lahti. Kui koop on lahti, siis väga hea, aga ma kahtlen, et ta raiskan lahti. 9. Aga tegelikult ei, selles mõttes lootus pole kadunud. Me vaatame kohe üle, kas me leiame poe, mis on... Kuidas kojad need käivad? Me vaatame kohe üle, kas me leiame mingi poe, mis on 8 näiteks lahti. Siis oleks väga hea. Ja jah, aga
ilm on natuke siuke, et noh, võiks olla päike ikkagi. Aga no mis sa teed? Ilmale vastu ei saa. Aga noh, me ei lase häirida. Me käime ikka oma käigud ära ja see on normaalne. Aga jah, nüüd lähme poodi. Nii et... Seepärast naerata nüüd jälle saa. Naerata nagu eile armas. Pisarad nüüd kuivata. Sõidame suunaga praegu Kärla sadamas. Ja no see ilm on lihtsalt peavalu. Mitte see, et ma olen juures pettunud selles, mis me tegime. Me tulime septembris Hiiumaale. Sest et suvi läks kuidagi suhteliselt pikalt. Ja mõtlesin, no miks mitte. Ega ma tead, Norgu ei lase enam ikka edasi. Meil on palju asju teha. Kell on veel vähe, meil on 2 tundi aega. Meil 10 tehakse alles lahti Tahkuna tuletorn. Ja me ei saa siin nagu enne minna. Ja me vaatame, tähendab, me tahame kell 9 poodi minna. Siis tehakse poed lahti ja me tahame, no ostame siit ikast asju. Praegu lähme vaatame sadamile, et meil pole ajaga mitte midagi muud teha. Ja, nii on paraku praegu, aga jaa. Nii, kell sai nüüd 9. Ja nüüd ongi süüke lugu, et me käime poes ära. Ja siis paneme hääled ajama. Seega, lähme poodi. Nii, käisin poes ära, ostsin pirukad ära. Tahtsime ühte kohalikku õlut osta, aga me ei teadnud seda, et kell 10 alles müüakse. Tegema me teadsime, aga me ei tulnud selle peale. No, üks sõbralik kliendi teenib, ütles, oi, me veel ei müü. Kuigi 10 õlut ei müüda. Okei, pole hullu, järgmine kord ostame. Meil on varsti ostame. Siis teeme õlle review, aga praegu Konikas mõtles, et ta teeb pirukast review. Nii, aga esimene emotsioon. Jah, proovime siis ära ka. See oli hea reis. Kas ma närin natuke? Jah, absoluutselt. Nii, kuidas emotsioonid on? Väga hea, sest on tuled värske. Just, see on veel soe. Mõnus, pehme, juustune, singine. Väga hea, soovitan soojad. Et hommikused koopipirukad on alati head olnud, ega need halvad ei ole. Nad alles tegid teisi pirukaid ja ütlesid, et mege võtke neid seal, mis praegu on. Need on värskelt tulnud. Ja ega ta ei valetanud. Nii, aga meie tõmbame pirukad ruttu ära ja meie hakkame sõitma Tahkuna poole ja me näeme teeme tuletornisse, me seal igasuguste pilte ja vigurid ja asju ja siis paneme juba edasi Kõpu poole, seega püsi meiega. Nii rahvas, vaatame see silti. Mida silt ütleb? Tahkuna militaarmuuseum teisipäevast pühapäevani 10:06. Kell on meil 9:30 ja meil on veel 10 kilti sõita, mis tähendab jälle 20 minutit istumist, aga pole probleemi, sest et Hiiumaal on ilus loodus ja asjad, nii et miks mitte siis seda vaadata. No küll vihma sajab, on ju. Aga ma arvan, et me ei lase sellest häirida. Sest noh, kui sa juba oled õllesõber, siis ega see viib ka sulle midagi tee. Nii et jõuame sinna kohale, siis ootame, kui kell 10 saab. Ostame piletit tuletorni ära, siis käime tuletornis ära, siis lähme sinna muuseumi. Siis liigume muuseumist sinna Kõpu tuletorni ja siis sealt liigume, meil on 1:30 broneeritud tuuletornis. See on nüüd tuuletorn, mitte tuuletorn, meil on tuuletorni broneeritud mägironimine. Ei, mis seinaronimine, mis mägironimine? Seinaronimine. Ehk siis mööda seinasid ronida rakmete asjadega 20 meetrit. Me proovime selle järgi. Ma arvan, et sealt mingit tead pulliga saab ikka tehtud. Siis me lähme Sääre tirpu. Just nimelt tirp, mitte tripp, vaid tirp. Ma ei tea, mis see nimi on, aga las ta olla. See on siis 2 kilti pikk või kilomeeter. Jaa, aga selles mõttes me lähme sinna sõltumata ilmast. See vihm võib olla, meid ei koti veel minnes sinna. Nii et sellest ma arvan, tuleb huvitav asi, nii et püsige meiega. Õnn ei ole kaugel, kui hinges on üksindus ja südames igatsus, siis möödunud õnne meenuta, naerata. Nii, me oleme jõudnud Tahkuna rannapatareisse. Imekommel tee ääres on siuke ehitis selle sõja ajast. Ja me nüüd lähmegi, me lähme vaatame sinna sisse. Ja sinna taga on üks vaatetorn ka veel, me lähme sinna ka veel, nii et lähme vaatame see asja üle, kui seal on ja siis äkki midagi huvitavat. Mis ei julge minna? Me oleme siin kuskil Koopas.
kus ei ole väga tore olnud. Me oleme kuskil koopas, siin katakombis või ma ei tea, mis see on. Nii et me oleme vaatame sisse, et palun selle teisele tasku on. Ja siis vaatame, mis siin huvitavalt on. Hea mees, mis siit on täis. Oi, vasa. Oota, pange tasku ongi peale. Sääski täis. Jep. Roostes vahest vaatame. Vaat seda ust raisk, see on mingi ära ussitanud. See on mingi kuradi ussijuun. Käige jälle. Mis ei julge? Miks ma exploorin siis üksi? Nii, tore. Siin! Siin! Siin, kurat! Mingi lihtsalt liblikaid ja sääs... Oi! Palju siin sääski täiesti... Ausalt jube. Ei no see on suht õudne koht, nagu kõik on lihtsalt täiesti roostes. Ma ei tea, mis asjad need siin kõik on, mingisugused objektid. Et kaamera ees on hea alla vaata, see läheb alati ellu. See on nii palju sääs. Pärast nii kuradi sääsega minna täis. Mine, enda on kurat dressipluus seljas. Sööbad läbi. Nii, järgmine koht on... Ja... Ütleme... Okei, mul võib siit täis ennast. Vaatasin, miks siin valgus on. Et tead, mingi siuke huvitav koht on, ma ei tea. Sipad automaadi. Vaat seal on see kuradi tornike. Kus kohas? Seal. Näed. Ja meie üritame nüüd sinna ka piiluda ja seal kõrval on ka mingi objekt veel, nii et me oleme vaatame sinna ka. Aga jaa, ma arvan, siit vaata üks auk ja meil vaatamata siin see. See on nii palju sääski täis. Sa nägid, kui palju seal seinte peal sääski oli. Oli küll, jah. Aga laanna, me läheme edasi. Nii, meie läksime ilusasti ja... Noh. No nii, nüüd läheme Sniper Towerisse. Siit peab sisse saama, sest see on kinni. Ei, sa vist ei roni sinna väga. See on kõik märg. No, seda küll, jah. Ma istun sulle pärast sita siin autos, siis ma arvan, sa ei tahaks. Ei, seda. Aga noh, kui me siia ei saa, siis hakka siia minema ka, pole vahet. Vot, see on siuke huvitav koht, kus nüüd on jälle käidud, nähtud. Vot, aga meie nüüd lähme tuletorni poole ja mis sul midagi öelda ka? Ei, me veel autosse ei läinud, me leidsime teise koha ka veel, kuhu me tahtsin minna, vaatama, aga me oleme küll läbi marjad, aga me tulimegi sellepärast siia avastama. Sest et, jaa, õllesõbrad ei... Kus? Oi, Tauri seenelkäik. Taskulambi abil otsin seenima. Läheme, natuke nopemärgaga. Selles mõttes, et õllesõbrad lubasid, et me tuleme ja me teeme. Ja see on nagu masiin. Juhtus sükke olukord, et ma unustasin mikrofoni külge panna, aga ma arvan, et see oligi hea, sest et natuke karjusime, mis oleks tekitanud teile kõrvakile murdmist. Aga jaa, me oleme nüüd uues kohas, uues objektis. Oi, sinu nimi? Ma olen 95. 95, jah. Siin on ämblik laed. See on ka... Sa ütlema pidid, ma ei taha mul pähe. Mine, vaata kui edasi. Ma lõppu minemegi. Ma olen kannatanud ära ikka. Oh my god, tuss, ma olen siin. Ma olen taskulambiga loota. See on täpselt sama asi. Jaha, täpselt. See on reaalselt. See on lihtsalt vähem sääski ja rohkem liblikaid. Oi. See on sama fucking asi. See on lihtsalt nagu huvitav, miks see siuke roostus. Sääskid siin sitaks ja selles mõttes, et sääskidega nagu... Oi, näe! Reimo ja Elis 21.06.2011. Saate aru, see on ajalugu. 2011. Reimo ja... Eliise hoopis. 21.06.2011. See oli ikka väga ammu. Ma lugesin kohe. Vaata, mis see veel on? Piilu Kaarel. On see? Minu nimi kokku. See tähendab, et siin on kuskil kummitused. Kardan! Appi! Kuule, aga tahad karjuda küsi hästi kõvasti sisse? Kuidas ma karjun? Jaa! Kas ma teen hea manly scream või ma olen... Manly scream ikka nagu täiel. Nii. Koostid on välja ilmutatud. Ai, kurat, kust läks veel volum? See on see hea mõte reis. Aga mis siin on see sama koht jäi või? Jaa, see on see sama koht. See on see sama koht, jah.
It's the same place. No, aga seal on ka mingi vaata. Samasugused, ma arvan, see on ka sama. Aga seal on mingi torn. No vaatame. No vaatame sinna. Ainult huvitavaks läheb, ma ütlen teile. Ainult huvitavaks läheb. Meil on väga huvitav trip, nagu praegu sattun lihtsalt tee äärest aja täitmisega selles mõttes, et üks objekt oli seal selja taga. Mõtlesime, et noh, lähme vaatame sisse. Nagu jumala äge on sisse. Mingi maha võetud koht. Siis vaatasime teine koht on, et see on samasugune, sama struktuuriga. Mõtlesin, noh, aga siin on mingi torn nüüd nagu reaalselt. See ongi see 133 millimeetrine see torn. Aga ma nagu loodan, et sinna torni saab minna ka, sest et ma ei usu väga. Muidu seda, ma arvan, inimesed rüüstaksid, mis ei ole väga nagu tore tegu, sellepärast, et see on ajalugu. Võib olla küll, jah. See on ikka suht suur tegelikult. Ja pluss ma arvan, et seal on see, et kuna siin peaks olema siis mingi turvamine peal, et nagu et siin oleks restaureeritud, sellepärast nagu vaata, seal on kõik, see betoon on kõik mõrasid täis, siis ma ei usu, et siin saab väga. Ta näeb suht nagu väga maha, et välja ka üleval mingi kasepuu kasvab lihtsalt. Üleval lihtsalt kasepuu kasvab nagu. Kuradi seda kohta, kus kõndis. Nii, ja ei, no me ei saa siia juba minna, tabalukk on ees. Lõpet ära. Aga ei, noh, selle mõttes, kui siia saaks minna, siis võiks päris kõva olla. Aga no ta ikka, kui te vaatate, siis noh, need on suht lagunenud, need redelid ja need kõik on ikka suhteliselt mädan, nii et ega seal nagu väga midagi teha ei ole. Jah, seal on kuradi hüppad nende, kuradi saaks hüppata nende metallvende peale, aga arvan, need on ära roostetanud, see kukub seal esimeses õlle. Ja. Ei, äge on. Ei, äge on, selles mõttes, et süksed üllatused nagu meile meeldib täiega. Taskulampi abil otsin seeni maa. Nii. Siia saab elama minna, keegi tahab. Et jah, et siuksed huvitavad kohad on nagu selline väga ägedad, nagu lihtsalt tuled ja vaatad ringi ja nagu sitaks äge. Aga jah, me läheme tuletorni ja seal teeme ka kaadreid ja pilte ja videoid ja igasugust pulli veel, nii et püsige meiega. Nii. Panime juba mikrofoni kotti, kuid jäi tee peale veel üks huvitav koht, kus me jäime mingid asjad rulliti vist välja. Vaatama. Ma arvan, see on mingi kahuri moodi süsteem siit. Ei, ma arvan, nad rullisid. Ossa raive. Kuna see on see 133 mm see... Kole, kas me praegu reaalselt seisame mingisuguse reaktori peal või? Siin all on mingi kaan. Ja ma eeldan, et siit tuli rakett välja. Võib-olla ma liialdan, aga... Ei, siin on see keeras, ma arvan, seda patareid. Ja, võib-olla. Ja siit rulliti alla patarei hülsid. Mis hülsid kuradi... Moona. Jaa, jõubikas lendad. Me leidsime marju ka siit. Kurat, no. No, mis see kuud materjal? Da. See mingi kordusust. Natuke ära väsinud. See on kui kuradi hommikul ärkad kui särk selja. Natuke ära väsinud, jah. Ei, pole midagi. Ongi ajalugu huvitav. Eriti siis, kui ise inenest tekkivad su tee peale. Aga selge, lähme autosse ära, sest meil nagu juused tilguvad täiega veest, nii et jah. Nii, ühesõnaga me oleme autos. Läbi märjad lihtsalt. Nii nagu nästin olla, nagu rõe imal on olla, aga ei, see on ikkagi nagu, noh, Bart Simpsonis on rohkem. Tilgutad mulle peale. See on rohkem for the content, nii et jah, me saame jõhvikuid, mis me maast leidsime. Põõsa pealt, mitte maast. Ega me ei Ja küll. Esimene emotsioon. Tore. Tegelikult päris hea. Aga maitseb hästi, lihtsalt natuke mõrkjas on. Oi kurat. Säästu esireis. Võiks säästu võlu olla. Aga jaa. Vist on rebane. Näete, seal tee kõrval vist on, tundub nagu oleks rebane või midagi sarnast. Nii, aga? See alguses mõtlesin, et on siis patarei mingi asi, aga ma mõtlesin ümber, pigem vist ei ole, et natukene valetasin teile, vabandust. Et siis me saame siit vaadata, mis see oli. See võiks olema vist äkki see või? See sama vist, jah. 18, ei ole, 17. Valvepost, jah. Aga... Siin on need pildid ka, kuidas ta kunagi seest oli suht. Jah, näe, see ongi see 130 millimeetrine
patarei esimene suur tükipositsioon. Nii, siis jah. 8.09.1939. algab ajaloo tund. Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vahel sõlmitud vastastikuse abistamise lepinguga baaside leping pidi Eesti lubama oma territooriumile Punaarmee üksused. Hiiumaal eraldati baasivägede jaoks ligi 80 ruutkilomeetrit. 1941. aasta suveks oli Hiiumaal valmis 6 statsionaarset rannapatareid. Saate ise lugeda, see on filmi peal nüüd. Ma just mõtlesin, et seal tuletoris hakkab nalja saama, sest et esiteks uks on lahti, meil on õuel tuul ja vihm seega. Nalja, võtame. Ja võtame, ostan piletid ära. Lähme teletorni. Teletorni? Just. Ja siis kui esimene asi, kui me näeme, on mälestus kell pandud. Et seal on Estonia laevani on mööda. Sealpool siis näitaja sinna siis Estonia mälestusmärk on ju, nagu sa ütlesid. Ostame ära siis piletid, läheme sinna ülesse. Nii, oleme jõudnud siis tuletorni sisse. Esimene korrus on siis, nagu näete, väga midagi siin ei ole, aga nagu näeb hea välja. Lähme üles, pidi tuuline olema, pidi olema vihmane, saame kohe teada. Nagu nii on, aga kurat. Selles mõttes see sõiklus on natuke ekstreemne. See torn on mingi 49 meetrit pikk või 39. Pluss on see, et õues on sitaks suur tuul ja vihma saab täiega. Nii et ma arvan, siit tuleb jaakondkond. Ma annan nüüd operaator mikrofoni üle. Ja et siin on siis teine korrus, juba vaikselt põrandad hakkavad värisema, kui kõnnid. Iga sammuga tunned, kuidas kurat laguneb. Aga eks me elame selle üle. Ja siit on tore vaade, on ju. See ikka päris hea vaade. Kõige parem on see, et te ostsid pilet ära. Koniks maksis telefoniga ära, aga teil oli selfie-stick otsa sinna, siis ta maksis kord selfie-stickiga piletit. Tripoodi otsas, see kõrti gorillapoodi otsas. Oi! Ja kõrgemale jõuame ja... Siin on see märk. 2 korrust on veel või midagi minna. Ühesõnaga, kõnnime üles, siis teeme millal kaadrid. Seal on auto nagu sitaks väikest üle. Aga jah, meil on veel 2 treppi minna. Nii, me oleme jõudnud siin üle. Oleme siis jah, üleval 1 treppi aste veel. Maailma kõige kitsam trepp läheb nüüd. Ja lähme vaatame siis. Okei, siin on siis nüüd üks mingi off-limits koht. Tuletorni koht. Kus see pirn on? Seiklus hakkab tihta. Kurat. Ja siin all ei ole meil taastanud metall selle peale. Tegelikult väga hull ei ole. Opa, nii. Vihma andis vist natuke järgi. Vihma andis järgi. Tuulik. Tuulik. Tšernobõli tuulik. Siin on mingi betoon, kuradi pellar. Kuradi post väike. Siit alt ikka, no ikka siin on ikka normaalne vaade. Opa! Natuke kõrge võit on tõesti. Siin läheb tuulis ka reis. Juba kui me siin oleme, siis me läheme. Oi, ja ma ei tea, kui hea idee see oli praegu siia tulla ilmaga. Ja nii, nüüd me oleme siin. See on hevi raisk, see on elam, aga ma näitan ühte asja teile. Nii. Betoonpost. Betoonpost. Ega see saab väga huvitav tripp olema, nii et teeme Hiiumaa ilma ilma. Mis see siia sitt on tal? Hea sitt. See on nagu päris badass. Eluline seiklus. Üks ilmaga siia tulla, see on tasene. Alt pildist. Teha mingeid asju. Me saime nüüd ise ka pildi peale, mingi inimese peale, nii et kui sa seda videot vaatad, kirjuta kommentaari. Ja täpselt nii. Tegelikult ilus, aga me teeme ise ka paar pilti ja siis me lähme alla ja siis juba kõppu ootab.
nii me tulime nüüd sisse poole, sellepärast, et ma ei tea, kui palju enne seda juttu kuulda oli kõike. Ja oli, et 39,8 meetrit pikk ja nagu seal, eriti seal teisel pool, kus on nüüd siis meie selja taga, kui me olime väljas mere pool, kõik oli, seal oli näha, et ühel pool sajab kõvasti vihma ja siis oli väga tugev torm, aga teisel pool oli siuke suht helge. Enne seda, et kui me hakkame alla minema, siis nagu tuul tundub nagu reaalselt võib minema, et nagu mul natuke siuksed dressid on ka natuke siuksed lehvivad ja vaikselt hakkas tuult alla tõmbama mulle. Et siin on ka siin on see lamp või mis iganes asi. Jah, aga nüüd lähme vaikselt alla, lähme vaatame. Me jälle vaikselt autosse ja siis hakkame liikuma sõjamuuseumi poole. Ja näeme seal. Jõuame siis vaikselt siia Estonia mälestusmärgi juurde, kust siis vist umbes 80 kilomeetri kaugusel vist läks Estonia põhja. Juhtus siis siuke õnnetus. Ja no vaatame siit infotahvlilt lähemat. Parvlaeva Estonia hukkunud laste mälestusmärk. Laste, okei. Parvlaeva Estonia uppus 28. septembril 1994 kella 00.55 ja kell 2.03 vahel. Käi 989 inimest pardal ja ainult 137 päästeti. Aga ma mõtlen seda, et mis seos selle märgiga on. Minu arust ongi see seos, et ta on, kui ma ei eksi, oligi minu arust 80 kilomeetrit siit kaugel see laev Estonia, mis ta põhja läks. Aga ma ei ole kindel. Vaatame, kas me leiame siit. Siuke vetika hais. Mul lendas siit mingi vett suhu, see oli vetika maitsega ka veel. Me vaatame lähedamalt, ma ei tea, kui palju siin Martit kuulda on. Ma oletan, et midagi on. Midagi on ikkagi, aga siin on nii tuuline. Ma arvan, et mine käi seal kellaõõres ära, tõmba üks kellanöör ja tõmba siis Estonia hukkunute mälestuseks. On see midagi infot ka? Okay. Ma paneks põlema selle, aga täis on. Oot, huvitav, siuke mälestusmärk on siin siis. Natuke vali oli, tegi kõrvale haiget, aga pole hullu, elame üle, päev läheb edasi. Jah, näeme nüüd varsti sõjamuuseumist. Jõudsime nüüd sõjamuuseumist kohale. See mees tantsib seal. Kukesupp. Nad jätsab sisse isegi minna. Leidsime üles Eesti filmi 1944. Jaru, kas teid tahate minust midagi teada või te uurite nii saama? Joo, mul on kõpu tuletõrn. Õnneks ta siit alla ei lennanud. Kassari eripruum. Kassari double bock. Proovime ära.